Tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 45. osa. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Täna on meie sünnipäev. Tumedad tunnid podcast saab 5-aastaseks. Kui ka tänase osa ära kuulate, siis on teie kõrvu jõudnud 77 juttu 35 erinevalt autorilt. Kokku üle 66 tunni kuulamismaterjali. Kui olete veel ka meie toetaja, siis lisanduvad sellele veel 23 juttu, 15 autorit ja 12 tundi. Sünnipäeva puhul tuleb tänases osas ettelugemisele lugu autorilt, keda varem Tumedates tundides kuuldud pole. Manfred Kalmsten on saanud viimase 4 aasta jooksul 3 korda oma lühijuttude eest Eesti ulmeauhinna Stalkeri. Meie tänane jutt on ühtlasi esimene osa tema verivärskest raamatust Kaarna laul. Vana-Kreeka mütoloogiat, Põhjala saagasid ja aurupunki siduvas maailmas seiklevad salakaubavedaja Haldemar ja tema protegee Gail, tütarlaps, keda kutsutakse Kaarnaks. See kirjastuse Fantaasia poolt sarjas Orfeuse raamatukogu välja antud raamat läheb ka kõigi nende vahel välja loosimisele, kes käesolevat osa Facebookis jagavad. Kindlasti andke sellest märku ka kommentaariumis ja loosimine toimub täpselt nädala pärast 7. detsembril. Nagu ikka, osalevad meie toetajad lehel patreon.com/tumedad tunnid loosimises vastavalt oma tasemele kuni 3 häälega. Aga nüüd, mina ja Aiki loeme teile Manfred Kalmsteni ulmejutu Aekadioni pärand. Talv toob taas rahu, kevad lootuse. Suves on helgus, kuid sügises peitub kättemaks. Orachilliam, Aekadioni teise ajastu poeet. Lükanud noa tagasi tuppe, surus Kaaren käed sügiskülmuses auravasse sisikonda. Saateks vaiksed hääbuvad oiged, libisesid ta matt mustaks lakitud küüned roiete alla ja juba sirutusid tema sõrmed mehe viimaseid hetki tuksuva südame järele. Kaarna nägu läbis muie, kui ta oma näpud libeda ja nüüd juba vaid hädiselt tuksatava südame ümber surus. Korraks silmad kinni pigistas ja siis eluorgani ühe ropsuga välja rebis. Surmakramp. Kaaren tõusis ja tõstis verest niriseva südame oma näo ette. Sellest lärtsatas verd ning kui ta seda pigistades seal sees midagi tahket tundis, vallandus ta suust rahulolev hüüatus. Ta võttis uuesti noa ja lükkas selle teraviku õrnalt otse välja rebitud südamesse. Kiire lõige ja juba pudenes midagi verist tema jalge ette. Kaaren viskas kasutuks muutunud südame käest, kükitas maha ja võttis maast verekattes kivikese. Korraks pistis ta selle suhu, lutsutas ja sülitas siis peopesale. Viimast sügispäikese valgust kiiskav roheline ese lebas tema peopesal. Ta naeratas, võttis siis kivikese pöidla ja nimetissõrme vahele ning paremat silma kinni pigistades vaatas läbi selle, justkui põgenedes silmapiiri taha vajuvasse sügispäikesesse. Sadas peenikest uduvihma. Kaaren seisis, käsi nahkmantli taskutesse surudes tänavaveerel, jälgides 4 ratsu kõtsist mööduvat ja teda sellest lahutavat saatjaskonda, mis järjekordsele tähtsale klanniliikmele kuulus.
Sigaret suitses ta huultel. Oma päikeseprillid oli tal lükanud ronkmustadele juustele ja tema küütlev rohelistele ebardisilmadele avanes vaade, kes teab, mis nimega klannitari aeglaselt ja uhkeldavalt liikuvale kaaskonnale, mis mööda tänavat venis. Saatjadaamid, ihukaitsjad, klanni vapikandjad ja kurat teab, kes veel. Läks mõni minut enne, kui klannitar ise nähtavale ilmus. Ta kandis luikvalget rüüd ning polnud mornist ilmast hoolimata isegi nabasalliga etvistamisest loobunud. Nagu su pärilik sünnitamisõigus midagi maksaks, kui see külma tõttu mingi põletiku saad ja viljatuks muutud. Õelutses Kaaren oma ette ja sülitas sigareti enda jalge ette. Korraks tabas ta end mõttelt, kas õnnestuks tal selle kuradi eputise pihtes sülitada ja siis kaduda. Võimalik, aga sel polnuks mõtet, löydis ta. Pealegi polnud ihukaitsjad enam need, kes Kaarna noorus ajal. Ta veel mäletas, kuidas noore tüdrukuna neid alatasa purjus ja haisvaid tüüpe põlanud oli. Kuid praegused olid teistsugused. Kodinras ja Koo oli kompanii, mis neid laieneva Hatterseira pea lakkamatute vallutussõdade käigus kodumaalt ära veetud noori poisse ja tüdrukuid välja õpetas ning siis klannidele või rahajõmmidele rentis. Nii möödus nende elu ja kui neil õnnestus 40. eluaastani mitte surma saada, maksis Kodinras ja Koo neile mitte just kõige armetumat pensioni. Mõnes mõttes võiks ma nende peale kade olla, mõtles Kaaren ja surus vihaselt nahast säärsaapa kontsa armetult suitsevale konile oma jalge ees. Tõsiselt, naine, sul on pea 40 eluaastat ja mitte pennigi hinge taga. Mida kuradit sa endaga peale hakkad? Mõtles ta ning litsus alles hetk tagasi raevukalt kustutatud koni uuesti saapakontsa ja munakivi sillutise vahele. Rongkeik aina venis ja venis, ehkki paistis, et selle lõpp hakkab siiski kätte jõudma. Kaaren leitis veel ühe sigareti ja nõjatus endamisi vandudes vastu apteegisein. Ta pilk libises üles hallis pilvekattes taeva suunas, kus möödus aeglaselt lahing Zeppelini mustav kogu. Üksik vihmapiisk kukkus talle otse silma ja pani ta tulivihaselt vanduma. Paar lähimat ihukaitsjat keerasid vaatet vähem kui sekundiga oma püssitorud tema suunas, kuid nähes, et silmast vett pühkiv Kaaren mingit nähtavat ohtu ei kujuta, rahunesid nad ning jätkasid rongkäiku selle uimavas tempos. Närvid, su närvid, võta end kokku, naine, siunas Kaaren end mõttes ning sügavalt sigaretti imedes pööras ta pilgu uuesti saatjaskonnale. Kui selle kahest raudkaardi võitlejast koosnev saba lõpuks möödus, sisenes Kaaren 4 ratsu läppunud õhust ja vaesuse lehast täidetud hämarasse kõrtsisaali. Nurgalauas, oma tavalises asukohas, paistis Haldemari äratuntavalt kogukas siluett. Ülejäänud lauad olid täis lähedal asuva relvatehase töölisi ja igat sorti päevavargaid. Kaaren seisates, hingas korra sügavalt sisse, kõndis siis madalate puitlaudade taga konutavate seltskondade vahel põigeldes raamatusse süvenenud Haldemari juurde ja lausus. Jätku lahinguile. Haldemar tõstis tehtud aeglusega pilgu, ent Kaarnale ei jäänud märkamata, kuidas mehe parem käsi imekiirelt laua alla kadus. Vanaks hakkad jääma, surnud mees, torkas Kaaren ja pilgutas heatujuliselt silma. Ta asetas mõlemad käed rahumärgiks lauale ja jäi Haldemari reaktsiooni ootama. Ka Haldemar asetas käed lauale ja naeratas. Ebardi naeratus on alati halb märk, öeldakse, lausus Kaaren. Kiila, sa kutsud end ikka veel nii nagu... alustas Haldemar, ent jäi siis vait. Tema pilk libises korraks lauaplaadile ja oli näha, et ta meeleolu oli sekundiga allapoole vajunud. Nii nagu meid kutsutakse, irvitas Kaaren ja jätkas. Usu mind, sa ju tead, et ükskõik kui palju sa seda säravat manti kokku ei kraabiks,
ei suudaks sellest ära kustutada seda rohelist sädelust sus südames. Aga praegu telli mulle õlut ja midagi söödavat. Lage, küsis Haldemar ning viipas turjakale ettekandjale, kes ilmselt Haldemari ihnusega tuttav oli ja seetõttu silmnähtava tujutusega nende laua poole suundus. Ei, kas sa siis ei tea, et daamidele tulebki välja teha? Salvas Kaaren, kuid lisas. Lage jah, kulutasin viimase veeringu, et Köelaanist siia saada. minu rüppe tagasi. Küsis Haldemar ja tema suu venis varjamatust heameelest vaated kõrvuni. Jah. Vastas Kaaren ja hammustas mõttes huulde. Kui väga ta seda vana paksmagu praegu ka vihkas. Aga mis teha? Siin ta oli, kerjusena. Ja ei saa öelda, et tema edasine käekäik nüüd Haldemari halastusest oleks sõltunud, ent kaugel see sellestki oli. Haldemar andis ettekandjale korraldused ja lausus, kui too lahkunud oli. Pole viga. Oled seekord võitja poole valinud. Ja usu mind, ma hoolitsen su hea käekäigu eest ning seda hoolimata meie minevikust. Kindel, et Hatterseira tuleb ka selles sõjas võitjaks. Kui siinsete klaimnide omavaheline purelemine just kodusõjani ei vii, siis jaa. Oleks hea. Mul on kaotustest kõrini. Pealegi, isegi kui ei tule, siis mina maksan ju sulle ikkagi. Lausus Haldemar ja vaid kaval helk tema silmis andis märku sellest, kui hea meel on tal Kaarna naasmise üle. Jah, sellepärast ma siin olengi. Vaata, Gila, ma saan sust aru. Tänapäeval pole enam võitja ennustamine lihtne. Mulle, kes ma 2 sõda järjest olen peksasaajate eest väljas olnud, ei ole sul ometi vaja seda nina alla hõõruda. Tõtta öelda olen ma su viimaste aastate tegevusega kursis olnud. Ma tean. Vastas Kaaren. Seda ta teadis tõesti. Haldemar oli igal võimalusel mõista andnud, et on tema saatusest huvitatud. Alguses oli see Kaarnat isegi natuke lõbustanud, ent mida enam viltu tema käekäik vedas, seda häiritumana oli ta end sellest tähelepanust tundnud. Nagu oleks Haldemar nende lahkuminekust saadik teadnud ja irvitades oodanud, et Kaaren ükskord tagasi tuleb, kerjusena. Ja nüüd, pärast 2 aastat ja 3 suuremat või väiksemat sõda, oligi ta siin, kerjusena. Ja ma muretsesin su pärast, eriti siis, kui sa Normandii lahingus kadunuks jäid. Ka mina muretsesin, ainult et mitte sinu pärast. Üritas Kaaren salvata, aga sai aru, et kuigi terav see repliik ei olnud. Ebamugavustunne ja viha temas aina kasvasid. See Haldemari varjatud, ent tuttav võimukus, mis justkui lainetena üle laua temani voogas ja aina enam teda enda alla mattis. See oli ängistav, kägistav. Kaaren vandus mõttes. Ole rahulik, söö. Lausus Haldemar ja osutus lähenevale ettekandjale. Kaaren suunaski kogu energia tundmatu looma lihast koosnevale praele ja auravatele kartulitele, niipea kui ettekandja need lauale oli asetanud. Ta oli näljane. 8 päeva oli ta pidanud rongis varjuna ringi hiilima ja magajate tagant palukesi varastama. Ja nüüd ta sõi, häbenemata. Ta teadis, et kogu Haldemari sisemus juubeldab, ent enam ei lasknud ta end sellest häirida. Väga. Mul on põlad. Lausus ta lõpuks, kui oli enamiku Vaagnan leiduvast sisse kühveldanud ja sellega esmase nälja kustutanud. No, leiame abi, Gila. Ära muretse. Kas ma pean paluma? Seda ära küll oota. Nähvas Kaaren ja tundis, kuidas näljatunde vaibumisest leevendunud viha uuesti lõkkele lööb. Ei, oota. Ma ju tunnen sind. Lausus Haldemar ja pahvatas naerma. Kaaren vaikis. Mis on küll see, mis mind ennast Haldemari ees nii relvituna tundma paneb? Mõtles ta ja rüüpas õlut. See oli viga. Ta oli küll valmistunud millekski jõledaks, kuid
eeslik kusi. Vandus ta, kui oli lonksu kurgust alla vägistanud. jaa, oleksin võinud sind hoiatada, et see on jõle, aga sa paistsid nii janusena. Olingi. Nüüd enam mitte nii väga. Miks sa ikka veel siin oma kuradi värbamisbürood pead? Värbamisbürood. Küsis Haldemar ja mugistas naeru. Kaaren võttis vaskkruusist veel ühe lonksu ja tundis, kuidas see tasahaaval mõjuma hakkab. Pean endal silma peal hoidma. Muidu lõpetan kurat teab kuidas ja millesse mässituna. Manitses ta end mõttes. Haldemar aga lõpetas naeru, võttis lonksu veinikruusist, äigas käe seljaga üle huulte ja jätkas. Kas sa tead ka, Plika, kui vähe meiesuguseid alles on? On sul aimugi? Ei. Mis tuletab meelde, et... Alustas Kaaren ja sirutas käe oma kukru suunas. Ent Haldemar vatras ennast unustanud vanuri kombel edasi. Sa ei mäleta enam aega, mil meid oli palju. Sa ei mäleta, kuidas põletati tuhaks meie õitsev Aikadion. Kuidas meie õed ja vennad teibasse aeti. Kuidas... Mäletan. Olin siis juba 6, kui ma su sealt ära päästsin. Kui sa sealt põgenesid. Ning jah, siiski mu päästsid. Kuid ma arvan, et olen juba oma tänu sulle avaldanud. Küllalt. Torkas Kaaren vahele, ent Haldemar ei lasknud end häirida. Ma olen 83. See on ka meie suguste jaoks kõrge vanus. Tead, mis on vananemise juures naljakas? Sa võid unustada perset pühkida ja päev läbi sita järele haiseda. Aga seest mäletad sa rohkem kui 30 aasta tagust aega nagu eilset päev. Võib-olla. Ma loodan mitte nii kaua elada. Nagu minagi kunagi lootsin. Elamine on sõltuvust tekitav. Aga Agad jäägu agadeks. Mul on sulle midagi. Katkestas Kaaren teda kiirelt, surus kukrust võetud kivikese rusikasse ja sirutas käe üle laua Haldemari poole. Too asetas oma peopesa kaarna rusika alla ja kukrust välja õngitsetud elukivi vahetas hetkega omanikku. Kaaren sirutas käe vargsi pistoda järele ja jälgis, kuidas justkui midagi ütlema hakanud Haldemar vakatas. Mõne hetke üksisilmi oma peopesa uuris ning seejärel peaaegu kaarnale kallale oleks karanud, kui see oma pistoda teravikku laua alt mehe punnkõhu vastu poleks surunud. Rahuvaal! Ta ise ründas mind. miks ometi? Pomises Haldemar ja kuna paistis, et ta on enesevalitsuse tagasi saanud, pistis Kaaren pistoda tagasi tuppe. Ma ei tea. Lahing oli juba läbi ja ma olin just põgenemas, kui ta mulle peale sadas. Vastas Kaaren, kosutas end veel ühe õllelonksuga ja tundis, kuidas kange virre tasahaaval tema mõistust vallutada üritab. Haldemari rahul ja üleolev poos oli kadunud. Nüüd nägi ta välja tõeliselt vana. Pilk tema helerohelistes ebardi silmades oli tuhm ja käed olid lauaplaadile pigem surutud kui asetatud. Tundsid sa teda? Küsis Kaaren, kui vaikus liiga pikaks oli veninud. Jah. Susi Edemar. Tundsin teda ammust ajast ja ta oli ka minu palgalehel. Ühtegi sinule viitavat dokumenti ma tema juurest küll ei leidnud. Aga need ei pruukinud tal kaasas olla muidugi. Me olime kõige vanemad. Sellest vist ka see, et elukivi on mõranenud ja tuhm. Ta oli pagendatud juba enne Aikadioni hävitamist. Ja sellest käputäiest, kes meist alles on jäänud, on ta kõige vanem. No õigemini oli. Nüüd olen mina. Ime, et ma temaga varem kokku ei puutunud. Teda nimetati Susiks, kuna ta oligi üksik hunt. Üksik hunt, surnud hunt. Jah, nii see on. Aga ta tuli minu juurde alles aastakene tagasi. Nagu sinagi. Mitu kaotaja poolel sõditud sõda. Talle meeldis kaarte mängida, eks ole. Ja sellega seotud jamade eest ta pagendatigi, sest
ta oli ikka. Kaaren kuulas nüüd vaid poole kõrvaga ja vaatles samal ajal vargsi Haldemari. See, mida ta nägi, ei meeldinud talle. Haldemar oleks pidanud juba toibunud olema. Seda aga ei paistnud. Vastupidi, tundus nagu oleks mees iga hetkega raashaaval vananenud. Aina enam tõmbus ta kössi ja aina tuhmimaks muutus tema silmis pilk, mis aeg-ajalt Kaarna omaga ristus. Justkui oleks juba ainult teadmine, et ta on nüüd kõige vanem, teda vastu maad surunud, rõhunud. Ja Kaaren taipas, et rohkem kui kunagi varem loodab ta sellele, et tema nii vanaks ei saa. Ma ei suudaks. Ei, mõtles ta ja tegi õllepärale lõpu. Haldemar oli vist midagi küsinud, sest vaatas oma väsinud pilguga talle ootavalt otsa. Kus sa peatuda kavatsed? Seal, kuhu sa mind paigutad, kui sa pole just hakanud avanssi maksma. Vastas Kaaren mõtlematult ja kahetses seda kohe. Siis tuled minu juurde. Teatas ennast silmnähtavalt kogunud Haldemar kärmelt ja Kaaren taipas, et mees surub kõigest väest naeratust maha. Sa nagu nii üritad midagi, aga ära mitte loodagi. Mõtles Kaaren ning vandus, et oli ise Haldemarile trumpkaardid kätte ladunud. Samas, vähemalt on Haldemari juures mugavam ja mõneti turvalisem kui kuskil odavas võõraste majas, kuhu see vana siga mind keeldumise korral paigutaks. Leidis ta lõpuks ja märkas, et Haldemar oli vahepeal ettekandja kohale kutsunud ja vaidles sellega parajasti arve suuruse üle. Et sa ka ei muutu. Lausus Kaaren Haldemarile, kui nad juba 4. ratsust väljunud olid. Ma olen piisavalt vana, et igasugu paremaks hakkamise peale sülitada. Vastas Haldemar naerma hakates. Mingigi kasu peab ju sellest vanusest olema. Lisas ta ja viipas mööduvale voorimehele. Haldemari maja asus Sädein linnas. Keskklassi madalama otsalinna osa, nagu Kaaren seda veel paar aastat tagasi oli nimetanud. Nüüd ei tundnud ta seda enam ära. Majad olid uhkemad ja valitsevaks tooniks polnud enam matt hall, vaid tuhm kollane. Ainult Haldemari maja oli samasugune nagu varem. Hall ja trööstitu kahekordne kiviklots. Ime, et ma siin rohkem kui 30 aastat vastu pidasin. Mõtles Kaaren. Kui Haldemar oli voorimehele tasunud, sisenesid nad roostes aiavärava kriuksatuse saatel hoovi. Ka uks oli endine ja Kaaren surus maha mineviku mälestustest esile kerkinud tahte kätt vööle võtmerõnga järgi sirutada. Kodu, me kallis kodu. Lausus Haldemar, kui nad pärast lukuga ragistamist sisse astusid ja vaatas muiates Kaarna poole. Kaaren pidas targemaks mitte vastata. Ta oli otsustanud kordki elus asjade positiivsele küljele keskenduda. Pealegi oli temast ärganud huvi märgata asju, mis muutumata olid püsinud ja neid oli oi kui palju. Ka neile vastu liibanud vana Gemet, Haldemari teener, oli samasugune, ainult hallim, veel hallim kui Haldemar. Kaaren tõttas talle vastu. Mälestustest tungisid esile pildid lapsepõlvest, killude neist hetkist, mil Gemet temaga mänginud oli. Lapsepõlv ja nendest mälestuspiltidest tekitatud õnnetunne, mis Kaarna vallutas, oli niivõrd tugev, et ta üllatunud Gemeti tugevalt oma käte vahele surus. Näe, kes koju tagasi jõudis. Lausus Haldemar tuntava kadeduskibedusega, aga mis see Kaarna asi oli? Tigetsegu vaal palju tahab. Teda ei huvita. Ei, vähemalt hetkel mitte. Kiila, kas tõesti sina? Nämmutas Gemet ja surus samuti oma käed Kaarna ümber. Kaaren oli lausa tulvil siirast hea meelt ja seda üle pika aja.
kuid peagi vabastas ta raidkujuna seisva Gemeti oma kallistusest. Haldemar astus nende juurde ning lausus käsi neile õlgadele pannes ja naeratades. Ja olemegi taas kõik koos. Küll te jõuate veel vestelda ja meenutada. Praegu aga muutus ta toon järsku asjalikuks. Gemet, ehk tood meile suur tuppa veini ja paned seal kamina küdema. Vein enne. Gemet noogutas põgusalt ja liipas üllatava nobedusega sinna suunda, kust Kaarna mälestuste järgi veinikeldrisse pääses. Ise aga läks ta Haldemari ära ootamata suurtuppa ja istus mugavasse tugitooli. Korraks valdas teda kiusatus istutada ennast Haldemari kohale, kuid ta sai endast võitu. Saa üle, naine. Kuna sul tegevusplaani pole, siis pead temaga vähemalt natuke aega läbi saama. Mitte teda igal võimalusel lärritama. Vähemalt mõnda aega. Mõtles ta, võttis taskust portsigari, õngitses sealt ühe sigareti ja läitis selle. Mis siis veel uudist? Küsis ta, kui Haldemar tema vastas istet oli võtnud. Suurt midagi. Asjad kulgevad. Aga nagu ma ütlesin, meid on vähe. Paljud on viimastel aastatel hukkunud ja linnaski on hetkel peale meie veel ainult 2 meie sugust, kes on samuti minu palgalehel. Ja sinu suur uurimistöö? Edutu. Sa ju tead, et olen kulutanud terve varanduse sellele, et teada saada, miks meie lapsed siin kohe pärast sündi surevad. Vabanda, et puudutasin hella kohta, aga jah, nii see on. Ta vakatas hetkeks, ent jätkas siis. Teave, kuidas elukive tehti ja kuidas neid meie südamesse paigaldati, läks vist igaveseks koos preesterkonnaga hauda. Ehk oleksid pidanud siis minu asemel mõne preestri ära päästma? Igal juhul. Jätkas Haldemar just kui poleks torget märganudki. Kui ma saaks tagasi poole rahast, mis ma igale Aekadioni varemetele saadetud hullumeelsete ekspeditsioonile maksnud olen, siis oleks ma plaksuga üks jõukamaid mehi linnas. On keegi tagasi ka tulnud? Peale sinu ei. Vastas Haldemar ja langetas pilgu süsimustele vaibale. Mõnda aega nad vaikisid, ent Haldemar kogus end ja Kaaren teadis, mis küsimus nüüd järgneb. Sa endiselt ei räägi mulle. Jäta. Ma olen öelnud, et seal pole midagi. Kondid tuhk ja vare. Lõikas Kaaren vahele, kuid Haldemar oli järele jätmatu. Ma ei ususin. Ei saa olla. Palun sind, tahad näha mind põlvitamas ja nutmas. Mangus Haldemar ja hetkeks nägi Kaaren tema sisemusse. Nägi kibestunud vanameest, kes ei saanud, mida ta tahtis ja kes kartis surma. Pole vaja, lõpeta. Lausus Kaaren ning Haldemar vaikis. Võttis suure sõõmu oma pudelist, mille Gemet vahepeal toonud oli ja vaatas pikalt Kaarnale otsa. Olgu siis nii, ma enam ei luni. Luban. Lausus ta lõpuks ja Kaaren luges sealt instinktiivselt välja varjatud ähvarduse. Ole ettevaatlik, naine, ole kuradima ettevaatlik. See võib olla küll just see, mida sa tahad, aga oota. Mõtles ta ja täitis aja võitmiseks lauale toodud veinipeekri. Veidi aega istusid nad kohmetusvaikuses, kuni Kaaren lõpuks pääsetee leidis. Aga sa pead mulle ikkagi väheke avanssi maksma. Kaotasin Kaerenaali lahingus enamiku oma varustusest ja kõik, mis vähegi kõlblik läks pandiks, et siia jõuda. Nagu ta oli aimanud, tõi juba ainuüksi raha mainimine Haldemari vaikusest välja. Hea, et sa mainisid. Lausus Haldemar Kaarna suureks üllatuseks ootamatult vastutulelikult. Ma olen ühe väärt kaupmehe võlausaldaja. Alevane, võib-olla mäletad teda. Jätkas ta ja vaatas äraootavalt Kaarna poole. Kaaren noogutas. No, lähed homme tema jutule.
ta pood asub samas kohas, kus vanastigi. Seal vanalinna kesklinna poolses otsas. Mäletad? Kaaren ei vaevunud isegi noogutama, vaid kummutas veinipeekri ühe jaksuga tühjaks ja lausus hoopis. Olgu, teeme nii, aga ehk paigutad mu nüüd kuskile, kus ma magada saaks. Olen väsinud, tõega. Jaa, paigutan sinu vanasse magamistuppa. See on seisnud puutumatult, kuna teadsin, et varsti oled sa kodus tagasi. Ainult seniks, kuni jalad uuesti alla saan. Parandas Kaaren. Täpselt nii kauaks, kui soovid ja heaks arvad. Täpsustas Haldemar mesise leplikkusega ja tõusis püsti. Ma saadan sind. Pole vaja. No kuule, tee mulle rõõmu ja lase mul end natukenegi võõrustajana tunda. Kaaren kehitas selle peale vaid õlgu ja seadis sammud trepist üles teisele korrusele. Kui nad olid jõudnud toa ukseni, asetas Haldemar käe Kaarna ukselinki hoidvale käele ja lausus. Oh mind, ma lasen kohe Kemetil sulle voodiriidet tuua, kui sa just... Kaaren tundis, kuidas Haldemari soe hingeõhk tema näole läheneb ja küsis kiirelt. Kui ma just... Haldemari huuled, mis olid juba Kaarna põsele laskumas, taandusid. Mõtlesin, et on aega mööda läinud ja ehk oled mulle andestanud selle, mida iganes ma ka tegin. Või noh, et me võiks ju... Puterdas Haldemar ja oli näha, et Kaaren oli suutnud jälle ta enesekindluse korrakski vankuma lüüa. Vaal, see, et me kunagi koos olime, oli kunagi ja jääb kunagisse. Selge? Jah. Lausus Haldemar ja naeratas kiirelt. Lasen siis Kemetil sulle voodiriidet tuua, nagu lubasin. Poetas ta ülimalt armastusväärsel häälel ja pilles veel ümber pöördudes. Muuseas, ära oma võlgade pärast muretse. Need on kõik juba minu kindlates kätes ja ma ei kiirusta sind nende maksmisega. Hüva ööd! Ööd! Vastas Kaaren ja astus tuppa. Oodanud, kuni Kemeta voodi üles teeb ja lahkub, viskus ta selili voodile ja vajus mõtteisse. Nii, nüüd maandusid siis tagumikku pidi ussivesas. Kurat, kui su käekäik on viimasel ajal perses olnud, siis... Samas, mida tal karta oli. Vaevalt, et Haldemar teda enda katuse all tappa üritab. Sest ka Ebardi tapmisele ei vaadatud läbi sõrmede ja nii palju, kui ta Haldemari tundis, kartis see ametivõimudega sekeldamist nagu katku. Lisaks leidis ta, ei mõjuks see tema reputatsioonile ja palgasõdurite vahendamise ärile hästi. Teiste meiesuguste jaoks oleks tal märk küljes, aga ta raibe kahtlustab ja üritab mind rääkima panna. Üht või teist viisi. Keelega üle mürgikivikest varjava hambakrooni libistades vajus ta hetkeks sügavalt mõttesse ja lausus pooli hääli, just kui iseennast veenda üritades. Miks sa üldse loodad, et ta midagi muud peale külge löömise üritab? Kuradile, ta naudib praegust olukorda liigagi palju, et seda kohe muuta. Sa oled tal igate pidi ja kuradit moodi peos. Ja see tõbras siiski armastab sind, mida iganes see tema jaoks täpselt tähendab. Või üldse, mida see sinu jaoks tähendab. Ta ei suutnud sellele vastata. Ta oli armastanud Haldemari üht või teistmoodi pea terve elu, kuna vähemalt alguses oli mees olnud tema jaoks pikki aastaid kaitsekilp tema ja vaenuliku inimeste maailma vahel. Hiljem aga ikka seesama, suur ja kõikvõimas Haldemar, tema mees, kellega ta oli valmis juba ette teada, et ebaõnnestunult lapse saama. Mida nad üldse lootnud olid? Et neil õnnestub see, mis mitte kellelgi teisel nende hulgast ei õnnestunud? Lollus. Haldemar oli hankinud ametnikega kuldtaalrite keeles rääkides
ja seadusi pahupidi pööranud advokaatide toel neile sünnitusõiguse. Oli rajanud lastetoa, oli teda rasedusperioodi ajal igal sammul toetanud, lasknud talle kogenud teenijanna palgata. Ja ikkagi. Nende Helion oli surnud juba sündides. Nagu teistegi nendesuguste lapsed väljapool Aekadioni. Ja siis oligi ta läinud. Oli läinud Aekadioni varemetele. Kui palju läks vaja, et loor mu silmilt langeks ja ma teda vihkama hakkaks. Mõtles ta. Ent sügaval sisimas teadis, et kusagil oma südames armastab ta meest endiselt. Ükskõik, kui palju ta teda ka ei vihkaks. Ja nüüd, mida sa edasi teed? Lähed Haldemari poolt mõne klanni juhitud rügemendi ridadesse möllituna Hatterseire eest sõtta ja ootad õiget momenti. Seda õiget momenti, mil kui sul naine tõesti vaba voli oleks, siis otsiks sa surma. Ohkas ta mõttes. Aga teadis, et seda vabadust pole talle antud. Liiga suur kohustus lasus tema õlgadel ning selliste hämarate mõtetega ta uinus. Oma unenäos seisis Kaaren jälle Aekadioni varemetel, kus maapinda katsid 100 000 tahmunud kondid 100 000 langenutelt ja siiani kaitseloitsude kuumusest hõõguvad hiidkõrged müürivared tõusid rööstituna hallikas mustalt tuhapinnalt. Kord maailmu valitsenute hinged lähenesid mustade varjudena, ümbritsesid teda, piirasid teda, rõhusid teda ja nad rääkisid temaga. Nemad, ammu langenud, nende sosinad tungisid otse pähe, nõudlikult, ähvardavalt, armutult. Nende sõnumid ja mõtted tormlesid ta peas. Hirm, ahastus, jõuetus, aukartus ja jälle hirm. Tema ema, tema vennad, õed, lähikondsed, tuttavad, kõik. Nende kõikide hinged vaatasid talle otsa. Nende pilgud vajutasid ta halastamatult põlvili. Nende nõuded vajusid laviinina üle tema. Ja ta nuttis. Esimest korda pärast Aekadionist põgenemist. Ka siis oli ta Haldemari kukil istudes nutnud, kuid tookord oli see nutt arusaamatusest, mõistmatusest. Praegu aga nuttis ta vihast ja jõuetusest. Ta teadis nüüd, mida tegema peab, et terve Aekadioni eest kätte maksta. Ja oi, kuidas ta ei tahtnud seda. Miks mina? Röökis ta vastu neile 100 000. Ehkki õigustetu, oled sa viimane, kelles voolab piisake Aekadioni maailmade valitsejate verd ja kes meie pärandit väärib. Sa oled ainuke, kes omast tahtest Aekadioni ei hüljanud. Kõlas 1000-kordne häälekaja tema peas. Ta kaotas jälle teadvuse ja ärkas. Oli endiselt öö ja ta surus end siunates käed rusikasse. Ta vandus ja tundis siis, et nägu ja padi on märjad. Ta oli nutnud unes. Sa ei tohi seda endale lubada, naine. Sa ei tohi seda. Vandus ta pooli hääli, tõusis voodist ja tõmbas lisaks ukse lukustamisele ka riivi ette. Seejärel riietus ta lahti ja puges alasti rõskeks tõmbunud tekkide vahele. Kaasas ainult pistoda, mille ta igaks juhuks rihma pidi käe külge sidus, käe rusikasse surus ja siis randmeni padja alla libistas. Praegu võid veel magada, Kail. Praegu võid. Lausus ta valjult iseendale, naeratas iseenda huulilt oma päris nime kuuldes ning jäi rahuliku ja heatujulisena magama. Ent unenägu jäi samaks.
tema süsimustad juuksed lehvisid ja sügistuul sasis riiakalt mantli hõlmu, kui ta rutakal sammul mööda tänavat Haldemari mainitud Alevase poe poole kõndis. Tee sinna kulges läbi pea inimtühjaks jäänud vanalinna. Lagunemisohus puitmajade akende ette olid löödud laudplaadid ning kõikjal oli tunda hüljatuse ja mahajäetuse hõngu. Ta astus kindlal sammul ning möödus mõnest üksikust mehest ja naisest, aga kuna ta oli päikeseprillid ette pannud, ei pööranud keegi neist talle suuremat tähelepanu. Ja parem oligi. Aekadionist pagenutesse olid inimesed suhtunud pehmelt öeldes halvasti. Ja veel halvemini olid suhtunud need, kes end juba ammu inimeste maailmas sisse olid seadnud. Läks vaja aega ja Haldemari sidemeid, et neisse hakataks suhtuma ükskõiksemalt. Ehkki ka nüüd, aastaid hiljem, eelistas Kaaren tänaval päikeseprille kanda. Mine tea, mil mõnele joobnud jõugule tuleb pähe ühele ebardile koht kätte näidata. Mitte, et mõnest joobnud tülinorijast oleks piisanud, et teda kriimustadagi, aga siiski. Targem oli inimeste maailmas vältida tülisid inimestega. Vähemalt nii oli Haldemar teda õpetanud mõtlema. Ja sel hetkel tundis ta, et Oht! Röögatas tema teadvust talle ja hetk hiljem teda rünnati. Ta põikas kiirelt kõrvale, et asukohta vahetada ja nägi, kuidas elektrilaeng temast mööda säriseb. End ümber keerates nägi ta, et ründajaid oli vähemalt 2. Nende ebardi silmad olid päikeseprillidega varjamata ja hõõgusid vaenulikult. Ühte neist ta tundis. Ilves Asramaer, samuti palgasõdur nagu tema. Väiksena olid nad koos mänginud ja võitluskunste harjutanud ning võis isegi öelda, et nende vahel oli olnud pisike lapsepõlve lõpu romanss, mis päädis paari vargsi ja salaja vahetatud suudlusega. Siis aga oli Kaaren sirgunud neiuks ja tema tähelepanu oli koondunud Haldemarile. Teine, viskevalmis võrku hoidev ründaja oli aga tundmatu. Ja linnaski on veel ainult 2 meie sugust, kes on samuti minu palgalehel. Tungisid järsku tema mälusoppidest esile Haldemari sõnad. Nii et ikkagi tema. Nagu poleks Kaaren seda oodanud. Nagu poleks ta sellele panustanud. Ta teadis, et ei suuda ise astuda esimest sammu ja seetõttu oli juba pea 2 aastat oodanud, et mees annaks talle võimaluse. Teeks midagi, mis lämmataks tänutunde ja armastuse jäägid tema hinges. Aga ta oli alati lootnud, et selleni on aega. Nüüd aga enam polnud. Oli aeg tegutseda. Väledalt ründas ta elektripüssil laengut sättivat ebardit. Kummardas, tundis, kuidas heidetud võrk üle tema pea vuhises ja virutas jalahoobi otse Ilvesele makku. See annab mulle sekundi paar. Kalkuleeris ta mõttes kiirelt ja kostitas pöördelt jalahoobiga ka võrgu heitnud tundmatut. Taganes paar sammu, nii et jäi pimedusse kaduvasse võlvkäiku ning rabas vöölt noa ja pistoda. Vähemalt üritavad nad mind elusalt kätte saada. Hea, annab mulle eelise, sest mina neid ellu jätta ei kavatse. Mõtles ta. Astus tema poole sihitud elektrilaengu eest nõtkelt kõrvale ja tundis, kuidas selja tagant saadud hoop tal põlved nõrgaks lööb. Ta ei jõudnud end nähtamatu vastase poole keeratagi, kui teine hoop ta vastu maad virutas. Ja viimane asi, mida Kaaren enne 3. lööki nägi, olid Haldemari maonahast saapad. Kui ta ärkas, olid nad 4 Haldemari maja keldris, ümbritsetud tuvihallidest seintest ja hämarusest, mida valgustas vaid lauale asetatud latern. Ilves asjatas midagi ahelate kallal, millega Kaaren käsipidi lae alla oli riputatud, millest võis järeldada, et ta polnud kuigi kaua teadvuseta olnud. Kiirelt otsis ta keelega üle hammaste libistades mürgikivikest peitvat hambakrooni ning avastas, et seda pole. Oli ainult valu. Valu peas
ja valu kohas, kus hammas oli olnud. Neetud. Oigas ta mõttes. Loomulikult oli Haldemar sellele mõelnud ning nüüd märkas Kaaren ka keldrilaual vedelevaid veriseid tange. Haldemar, kes oli tema pilku jälginud, naeratas laialt. Kaaren vandus, eneselegi ehmatuseks kuuldavalt. Ärkasid lõpuks. Ole rahulik. Tõmba hinge, kohe jääme kahekesi. Siis on meil aega rääkida. Lausus Haldemar ning pöördus Ilvese ja Tundmatu poole. Sellest piisab. Võite minna. Olete vabad. Tundmatu urahtas midagi hüvasti jätuks ja Ilvesega koos lahkusid nad keldrist. Nii, nagu ütlesin, hakkame nüüd rääkima. Sest seda on meil vaja teha. Ütles Haldemar, kui uks sulgunud oli. Millest meil rääkida, Vaal? Nähvas Kaaren ja sülitas vereläraka Haldemari jalge ette. Paljust, Kila. Paljust. Sõnas Haldemar ja vaatas Kaarnale oma tuhmide roheliste silmadega pikalt otsa. Kila, sa tead, kui palju ma sind armastan. Aga Arkadioni armastan ma rohkem. Veel rohkem armastan ma meid kõiki, kes me veel sellest sinastes sitases maailma närus vireleme. Sina nüüd küll ei virele. Pistis Kaaren vahele, kuid Haldemar ei teinud seda torget märkamagi, vaid jätkas. Räägi mulle, mis juhtus, kui sa Arkadionis käisid? Ma ei suuda uskuda, et see kõiki 4 maailma ühendav pärl lihtsalt purunes ja nüüd sajandite jooksul unustusse vajub. Ma tahan uskuda, et need 100 luikvalged tornid, et need rohelusest lokkavad aiad ja suursuguseimad paleed, et see puhtus ja graatsia. Sa ei pea seda jätkama, Haldemar. Langeta mask. Ma tean. Lausus Kaaren, suutes vaid suuri vaevu oma häält vaos hoida. Ta lihtsalt teadis, et Haldemari peale röökimisest poleks mingit kasu. Targem oli end säästa hetkeks, mil tekib võimalus asjade seisu paremuse poole pöörata. Sa tead, mida? Lausus Haldemar ja ta näolt peegeldus mõistmatus. Kõike. Kõik sain teada ja see juhtuski. Vastas Kaaren ja vaatas otse Haldemari silmadesse. Haldemar pöördus ümber ja Kaaren nägi, kuidas tema käed rusikaisse tõmbusid. Mees värises ja Kaaren ei saanud aru, kas see on vihast või ahastusest. Ta lootis esimest ja tal oli õigus. Pilku Kaarnale heitmata marssis Haldemar edasi tagasi. Ta puhises, vandus ja vehkis omaette rusikatega, kuni end lõpuks hetkega justkui kontrolli alla sai. Kes veel teab? Kõlas küsimus ja Kaaren irvitas sisimas. Rahune, mitte keegi alles jäänute hulgast. Võid mind uskuda. Lausus ta vastuseks. Haldemar vajus uuesti mõttesse ja jätkas alles mõne aja pärast. Aga see on ju hea. See on ju hea. See tähendab, et kõik pole veel kadunud. Ei sinu ega minu jaoks. Ta naeratas. Vaata, kuna sa sellest kellelegi rääkinud pole, siis suure tõenäosusega sa seda ka teha ei kavatse. Samuti olen mina erinevalt susist silmnähtavalt elus. Ehkki minu tapmiseks oleks sa suutnud kindlalt vähemalt 10 viise leida. Küsingi, mis sa edasi mõtlesid teha? Mu mõte oli vaadata, kuidas sa igasuguse lootuseta vanadusse kärvad. Vastas Kaaren. Sel juhul ehk ei olegi su seis nii halb. Ma pean mõtlema, mida sinuga nüüd peale hakata. Tõtt-öelda lootsin ma, et su tagasitulek tähendab, et sa oled mulle andestanud. Aga nüüd öeldu valguses on näha, et sa seda ilmselgelt teinud ei ole. Ja mu lootus sind taas oma naisena näha on lihtsalt vana mehe soovunelm. On ju nii? Kaaren ei vastanud, vaid sülitas keldripõrandale veel ühe vereläraka.
igal juhul andsid sa mulle mõtlemisainet. Tõsiselt. Ja seniks, kuni ma mingigi lahenduse olen leidnud, jääd sa siia. Ma ei taha sind tappa ega sulle liiga teha, Gila. Pole kunagi tahtnud. Aga see põletav teadmatus ja... Ning jah, ma armastan nii sind kui ka Aekadioni kadunud hiilgust. Ikka veel. Hoolimata... vahet pole. Sõnas Haldemar, kui oli mõnda aega mõtlikult põrandat vahtinud. Kaaren ei öelnud endiselt midagi ja Haldemar lahkus rohkem sõnagi poetamata keldrist. Kuradile, naine, kuradile! Vandus Kaaren mõttes. Sul olid võimalused, sul olid need ja sa mängisid need maha. Siunas ta end, kuid lõpetas selle samas. Sel polnud mõtet. Targem oli hoida oma energiariismeid millekski arukamaks. Pärast tunde ahelate küljes vaevlemist vajus Kaaren hägusesse unelaadsesse seisundisse. Ent unes ei näinudki ta enam Aekadioni, vaid Haldemari. Nad olid nooremad ja Kaaren avastas, et on alasti voodi külge aheldatud. Nad olid seda sorti mänge harrastanud, kuid praegune tundus kuidagi eriline. Ta tundis, kuidas Haldemar, vaid mõned hallid karvad habemes, talle lähenes. Mehe soe peopesa libises üle tema kõvastunude nibuga rinna, mööda tema kätt üles, raudade poole, ja ta ärkas. See olen mina. Lausus tuttav hääl, ja Kaaren ei saanud esmalt aru, kellele see kuulus. Siis aga tabas teda äratundmine. Kemet! Sosistas ta. Mina, Gila, mu pisike Gila. Sa ei pea sosistama. Vaal magab. Poetasin ta veini unerohtu. Ma päästan kohe su lahti. Vadistas Kemet ja avas rauad. Kaaren varises maha. Kõik ta jäsemed olid surnud või valutasid pikast sundasendist. Lauale asetatud laterna valguses märkas ta põrandal vererada. See viis Kemetini. Kemet, sa veritsed. Mis juhtus? Vaal pani ka mind raudu, kui tundis, et hakkab uniseks jääma. Ma ju nägin, kui sind teadvusetuna siia toodi ja sa tead, kui kahtlustav ta on. Õnneks jättis ta mu kööki ja ma lõikasin oma pöidla kõige täiega maha, et raudadest vabaneda. Lausus Kemet ja raputas rätikusse mähitud kätt, nii et sellest pudenes verepritsmeid. Osa neist lendas Kaarnale näkku ja ta pühkis need käe seljaga maha. Sa vajad abi. Ma kohe. Pole vaja, ma jään ellu. Aga Vaal ärkab varsti. Mine ja aja temaga asjad korda. Ma ei tea, mis teie vahel juhtus ja polegi mul tahtmist seda teada. Aga ma valisin poole ja siin ma nüüd olen. Olgu, aga sina luba, et otsid esmaabitarbed ja tohterdad end. Selge. Luban, Gila. Aga mine nüüd. Vastas Kemet ja lisas lõppu. Ja saatku sind edu. Jah, seda läheb mul vaja. Ehkki rohkem on mul vaja meelekindlust. Mõtles Kaaren. Kui ta tundis, et on jäsemed mudimisega taas enam-vähem elule äratanud, tõusis ta püsti ja tegi paar ettevaatlikku sammu. Jalad kandsid. Ebakindlal sammul võttis ta lakke kinnitatud rõnga küljest keti koos raudadega ja lahkus keldrist. Korraks oli tal ka turgatanud mõtte Kemetilt võtit küsida, ent milleks, nagu tal seda vaja läheks. Ta hiilis nii kiiresti, kui ta vaevatud keha seda lubas, teisele korrusele ja kuulis juba trepil tuttavat norinat. See kutsus esile mälestusi. Mälestusid temast ja Haldemarist ja nende koos oldud ajast ning jälle tabas ta end mõttelt andestada, unustada. Loll oled, naine. Siunas ta end mõttes. Ta ei laseks sul kaduda.
see ei õnnestuks sul liial, nii et võta end kokku ja tee seda, mida sa tegema pead. Jätkas ta, kuid ebameeldivat tunnet rinnus see ei leevendanud. Sa tapsid juba Susi ja nüüd tapa järgmine, kes on oma surmad 1000-kordselt välja teeninud. Lihtsalt tee seda. Üritas Kaaren justkui mõtteid peas paika raiuda. Tee seda, mine. Pomises ta poolkuuldavalt ja pigem instinktide kui mõtete najal liikudes ligines ta Haldemari voodile. Ta võttis õrnalt mehe käe ja surus rauad selle ümber. Seejärel vedas ta keti läbi voodipäitsi võre ja lukustas teise otsa Haldemari teise randme ümber. Ta seisatas, hingas sügavalt sisse ja märkas, et öökapil vedelev pistoda on üsna Haldemari haarde ulatuses. Ta võttis selle, surus vöö vahele ja ohkas. Veel kord tabas teda mõtete tulv, mis keelitas põgenema, jätma kõik nii, nagu on. Susi oli sinu jaoks ei keegi. Su jaht temale oli jaht ei kellelegi. Aga Haldemar siiski päästis su. Aitas sul kurbuse ja eluga toime tulla. Oli alati toetav. Sa armastad ju teda. Jooksid sundmõtted tema peas ja kes teab, mis oleks juhtunud, kui mitte Haldemar poleks urahtades silmi avanud. Kila, sina? Küsis ta. Jah, Vaal, mina. Vastas Kaaren ja tõmbas vöö vahelt pistoda. Ta ootas ja kui paistis, et Haldemar midagi öelda ei kavatse, võttis ta öökapil asetsevast suitsudoosist ühe sigareti ja süütas selle. Ma olen ikka veel elus. Nentis Haldemar, kes end kogunud oli. Mida sa must tahad? Et sa räägiks mulle. Mida? Seda, et miks. Susist ma saan vist aru. Ta oli pagendatu ja tahtis kätte maksta, kuid mis oli sinu põhjus? Miks te maailmade vahel värava avasite ja nad sisse lasksite? Teades, et keegi ei tohi iial relvastatuna Aekaadioni maailma väravaid läbida. Sina ja Susi, kurat, teie kaks määrasite Aekaadioni hukule. Nõudis Kaaren ja tundis, kuidas ta endas aina enam selgusele jõuab. Ma olin kindel, et nad hävivad, et miski ei suuda Aekaadioni võita. Kas sa tead, et nõukogu oleks ka minu inimeste maailma pagendanud? Lihtsalt sellepärast, et ma aitasin teistel välja heidetutel inimeste maailmas palgasõduritena toime tulla. Lausus Haldemar ja tema hääl murdus, kui ta jätkas. Ma tean, et ma hoolin liiga palju rahast. Tean seda. Aga selline ma olen ja miski ei suuda seda muuta. Kaaren ei lausunud midagi. Laus vihkamine oli ta endasse mässinud. Vähemalt hetkeks ei olnud temas enam vähimatki halastuse kübet selle elaja vastu, kes oma kunagist reeturlikkust õigustada püüdis. Kila, sa ju tead, et väljaheitmine pole ainult vara ja lähedaste kaotus, vaid Aekaadioni hiilgusest ilma jäämine. Hirm sai, mis võib meiega juhtuda. Ja nii ma mõtlesin, et kui nad sisse lasen ja samal ajal nende tulekust teada annan, siis... Mängisid kahe otsaga mängu nagu tavaliselt. Ja sellega jätsidki meid Aekaadionist ilma. Nii sind kui mind, kui ka kõiki teisi. Sina, kurat, sina tapsid meie Helioni. Pigistas end vägisi vaos hoidev Kaaren huulte vahelt. Ma lihtsalt tahtsin, et mind õigeks mõistetaks, mulle armu antaks, vastutasuna mu rikkumistest mööda vaadataks. Ma ei tahtnud, et Aekaadion põleks. Nii et olid lihtsalt sina ise. Või mida ma üldse ootasin? Nähvas Kaaren. Mida oli ta oodanud, et Haldemaril öelda on? Surnute hinged olid talle kõike rääkinud. Ja kas oli seal üldse vahet, miks Haldemar ja Susi maailma värava olid avanud
ei, sellel polnud tähtsust, mitte mingisugust. Mida oli ta siis lootnud? Mingitki põhjuse kübet, et Haldemarile armu anda? Kiila, ma ei tahtnud. Kiila, usud sa mind? Kähises Haldemar, katkestades Kaarna mõttelõnga. Pisarad valgusid ta silmist ja ta katsus end voodis istukile upitada. Kaarn lükkas ta jalaga taas voodile pikali ja tõstis pistoda. sul on veel võimalus midagi öelda. Edastan su viimased sõnad kõigile ja ei määri su mälestust. Kellelgi pole vaja teada, et Aekaadion hukkus sinu ja Susi reetlikkuse tõttu. Me sureme välja ja las jääda meist mälestus, et see oli lihtsalt saatusest ette määratud. Haldemar vaikis mõne hetke ja kui ta uuesti suu avas, paistis, et ta on end kogunud, sest tema häälest oli kuulda surmale mineja jahedat rahulikkust. Kiila, ma armastan sind. Mina sind ka. Vastas Kaaren. Ta surus silmad kinni, pisarad pressisid laugude vahelt välja. Kui ta silmad taas avas ja pistoda uduse pilgu saatel Haldemari näo kohale tõstis ning selle ühe hoobiga mehe kõrri surus, tundis ta, kuidas midagi temast suri. Haldemar korsatas. Tema suust purskus verd. Ta ketistatud käed vehkisid abitult, üritades kõrini ulatuda. Punnis, verd täis valgunud silmadega vaatas ta Kaarnale otsa. Ent see ei teinud enam märkamagi, vaid sülitas sigareti lõpu suunurgast põrandale ja kummardus sureva Haldemari kohale. Ühe ropsuga lõi ta pistoda mehe punn kõhtu ja lõikas selle lõhki. Ta surus käe sügavale roiete alla ja tõmbas ühe kiire jõnksuga Haldemari südame välja. Tõstnud selle silme ette, kuulis ta, kuidas see veel viimast korda kurblikult tuksatas. Seejärel lõikas ta südame lõhki ja pistis peopesale pudenenud kivi endale suhu. Sülitanud puhastatud kivikese välja, vaatas ta, kuidas kivike tema näppude vahel kiiskas. Nii keelasid kaua ja kauem kui need 100 000, kelle sa hukule määrasid. Lausus Kaaren juba surnud Haldemari poole pöördudes. Ka mina kavatsen kaua elada, ainult et mitte vana ja kasutuna. Sõnas ta ja ta jätkas omaette muiates. Huvitav, kui palju oleksid sa andnud, et teada saada, mida selleks vaja on. Ta lasi pistodal põrandale pudeneda ja astus akna juurde. Avanud selle, pigistas ta parema silma kinni, tõstis kivikese vasaku ette ja vaatas tasa tõusvasse sügishommiku päikesesse ning tundis, kuidas kivisse jäänud energia ühtäkki temasse tungib. Tema silmast läbi ta ihu südameni teed rajab. Ta vajus rappudes põlvili ja jäi sinna, kuni see lõppes. Uuest eluenergia annusest kurnatuna tõusis ta vaevaliselt püsti ja istus voodiservale. Kivikese oli ta pillanud maha. Nukralt vedeles see vaibal, tuhm ja mõranenud. Kaaren silitas Haldemari jahtuvat keha ja lausus. Mispärast sa mulle ei öelnud? Miks ometi? Seejärel tõusis ta püsti, purustas kivikese saapakontsaga kildudeks ja lahkus toast. Te kuulsite Manfred Kalmsteni ulmejuttu Aekaadioni pärand. Kui tahate teada, kas see, mis te just kuulsite, oli algus
või lõpp ja miks asjad üldse nii kaugele läksid, peate lugema raamatut Kaarnalaul. Jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega, andke sellest kommentaariumis märku ja võite selle raamatu endale ka nädala pärast võita. Meie kohtume teiega taas jõulude ajal, kui ettekandele tuleb meie traditsiooniline jõulujutt ja ka meie toetajateni jõuab uus osa sarjast Tumedad tunnid ekstra, mis seekord sisaldab 3 rohkem ja vähem talvisemat tõlkelugu. Kõhedate kuulmisteni!